Tere tulemast kuulama COP93 podcasti seeria Muld on kuld uut episoodi. Kui räägitakse, et kõik teed viivad Rooma, siis minu kogemusel on nii, et kõik teemaarendused viivad lõpuks ikkagi inimpsüühika ja psühholoogia teemadeni. Et mullanädala raames ei saa mitte rääkimata jätta inimese psühholoogilisest poolest. Ja seda me tänases saates tegema hakkamegi. Mina olen tänane saatejuht Karin Kruup COP93-st ja meil on siin auväärt saatekülaline hariduse ja keskkonnapsühholoog Grete Arro. Aitäh, et sa tulid saatesse, Grete. Rõõm sind näha. Aitäh kutsumast. Tere. Hakkame siis kohe pihta. Et sind psühholoogina kutsusime sellise looduse ja mulla teemalisse nädalasse. Ja ma tahangi küsida esimese küsimusena sinult kohe, et mis turgatab sulle mõttesse, kui ma ütlen sõna muld? Muidugi mulla elurikkus esimese asjana ja see, mis seisus see täna on ja kui suur hulk planeedi muldadest on tegelikult degradeerunud ja see, et kui imepärane ja põnev see maailm tegelikult on, millest mina psühholoogina tean õige vähe ja pinnaliselt, aga isegi see, mida ma tean, tundub nii imetlusväärne üldse see, kuidas üldse taim saab mineraalaineid mullast kätte, kelle abiga, kui suur koostöövõrgustik seal on ja seal on ju kahesuunalised suhted, on ju, et seen või bakter saab taimelt omakorda suhkruid, eks ju. Ja kui me mõtleme selle peale, et kuidas suur osa meie toidust, et kui palju me mõtleme, et kui sa valid Selveris oma kirdesaia, on ju, et kas seda kirdesaia on toodetud niimoodi, et elurikkus tegelikult on järjest enam ja enam pildist välja lükatud, näiteks siis mineraalväetiste abil, et ehk siis ei ole taime abimehi seal mullas enam vaja, mingu otsigu endale uus elu, et taim saab siis osmoosiga nagu selle mineraali otsa kätte ja mida enam me seda siis teeme, on ju, ja oma igapäevasest tarbimise otsusest tegelikult nagu mulla elurikkust lõhkuvaid valikuid, ise seda teadmata, et seda hullema katastroofi sisse me iseennast juhatame ja kui mõelda, et Eesti mullad, aga Eesti on nii pisike pindala, eks ju, et Eesti mullad võib-olla suures osas on ikkagi veel üsna heas seisus enamasti. Mitte kõik, aga enamik, et siis kui mõelda, et kogu planeedi lõikes, kui me teame, et väga paljud mullad on halvas seisus, siis ega see Eesti seda tervet planeeti siin ära ei toida ja et see mõte, mis kohe ka tuleb pähe, on see, et kui me seda nüüd teame, et siis kui me selle roherevolutsiooniga alustasime, eks ju, sajandi keskpaigas või pärast teist maailmasõda või natuke enne olid ka need teadusavastused, et siis tegelikult me ei tundnud mulla elurikkust nii, me ei tunne ju praegugi. Me teame lihtsalt, et ühes teelusikatäies on tohutu hulk olevusi, on ja me ei ole seda seeni ju kõiki veel ära kirjeldanud, eks ju, et seda on nii palju, aga et siis, kui me alustasime seda tehnouuendust põllumajanduses, me tegelikult ei tundnud ja nüüd, kas me tunneme, ja nüüd kõige mõistlikum oleks seda pidurdada, kõige mõistlikum oleks teha nii, et toidu tootmise toetussüsteemid oleksid elurikkuse põhised, eks mida elurikkam on su põld või ala, kus sa seda toitu toodad, et seda rohkem sa saad toetust ja meil on ju tegelikult, ei ole selle pinnalt, on ju kas vilja tootmine, eks ju. Et eks siis see on väga ängistav, et võiks arvata, et kui me teame, siis me hakkame seda kohe muutma, me ei hakka seda muutma, kas me hakkame oma muldi taastama, elurikkuse taastamine on väga keeruline, meenutame, et me ei tunnegi, kes seal kõik elavad, hakka siis neid tagasi panema, et see jumala mängimine on ikkagi väga lapsik arusaam inimkonnast, et me tõesti arvame, et me suudame taastada midagi, mis on miljardite aastate jooksul kujunenud, andke andeks. Et see on ikkagi, et see ikkagi näitab, kui vähe me aru saame sellest, kus me elame ja tänu millal me üldse sööme. Et ma ei tea, need olid esimesed mõtted, kui sa nüüd küsid. Aitäh, see oli väga lausa kokkuvõtlik. Kindlasti, et erinevates mullanädala episoodides me lahkamegi muldanada erinevate tahkudelt, et sina oma esimeste mõtetega võtsid väga hästi kokku päris paljud need tahud, mida me siin lahkame. Aga ma lähekski kohe süvitsi selle inimese psühholoogia juurde, et kui me räägime, et loodus ja muld, mis on siis kogu selle looduse alustala, mis pakub meile tasuta ökosüsteemi teenuseid. Me saame puhast õhku, puhast vett, muld võimaldab meil kasvatada toitu ja nii edasi. Aga kas inimese psüühikale ja vaimule on ka kuidagi seda mulda vaja? Jube hea küsimus ja ma veel laiendaksin seda, et kogu elu, ta ütleb mullale, aga elu selle mullaga ju tegi, on ju. Et kui mõelda, et kuidas see muld üldse tekib, on ju, et kui
et kuidas see suksessioonirida algab pihta, on ju, et kui oletame, et maa tekib, mingi saar võib olla vulkaaniline, alguses seal ei ole, kes sinna kõigepealt lähevad, eks ju, et kes hakkavad seal seda kivimit murendama ja sinna seda huumusekihti tegelikult tekitama, et ühelt poolt on jah, et me toetume sellele, tegelikult see elu ju toodab seda mulda vastastikku ja lihtsalt üks põige, mis mulle just meeldib ja mis puutub metsa, et Anneli Palo on väga mõnusalt kirjutanud seda, et see tänane nii-öelda metsa mida me sealt siis nagu toorainena saame, et osad näevad metsa tooraineallikana, et see tugineb tegelikult sellele, et metsamuld on saanud tekkida, et seal on saanud olla rahulikult ilma majandamata see, et meil on nagu tunne, et see muld, selle kihi, mis seal on, selle, ma ei tea, jumal pani äkki samas paksuses on ju, et eks siis see on nagu nii keerukas, aga psühholoogiliselt tõesti on uuritud, et ma ei tea, et kui te nüüd kõik meenutate, kas te olete kunagi mõnda kurba aednikku näinud, et aednik on hästi rõõmus, hästi rõõmus on perre vahel ja et ta on isegi nagu võib-olla heas mõttes egoist, on ju, et tal on kogu nii hea olla, sest ta tegeleb maailma kõige parema asjaga ja tõesti on leitud, mulle ei tule selle bakteri nimi meelde, on üks bakter, kes elab mullas, et kui sa ikkagi paljakesi mullas songerdad, mullas võib olla ka asju, mis võib-olla pole kõik alati kasulikud, aga et üks bakter on küll, mis ja kuidas teada saadi, et ta aitab depressiooni vastu? Nad tegelikult üritasid vist otsida vähiravimit, kui ma õigesti mäletan, teadlased katsetasid ühe bakteriga ja vähk ära ei läinud, aga inimesed läksid rõõmsamaks. Wow. Saati aru, et tal on selline mõju. Et tegelikult selline näppudi mullas olemine just, et me jumala eest ei pea ennast kummikinnastega sellest ära isoleerima. Tegelikult on ikkagi tõendatult juba selles mõttes hästi kasulik inimesele, et muld on vaimsele tervisele nagu ravim. Et ja muidugi kõik need muud asjad ka, et mul on hästi ilusasti on öelnud üks tuttav, kes on ise aiandipidaja, et ka sellisest väga suurtest löökidest aitab see töö üle saada, et kui sa näed kogu aeg pungasid, et see punga jõud kuidagi annab sulle jõudu. Et ma arvan, et seal on muud asjad ka, et lisaks sellele bakterile, et me teame, et igasugune loodusega või taimedega või ütleme, mis iganes vormis loodusega tegelemine tegelikult psüühikale on hästi hea. Et või selle looduse keskel olemine, eeldused, et see ei ole mingi selline, päris, ma ei tea, Hispaanias selline substraadi sees kasvav tomati või väli, et kuidagi päriselt ka aed või oma põld, et siis see, kuidas ta mõjutab ka meie loodus nagu meie täidesaatvaid funktsioone, ehk siis seda ajuosa, mis teeb meist kõige rohkem inimese ja võimaldab meil keskenduda, õppida, ennast pidurdada, oma vaatenurki vahetada ja nii edasi, et need eesmise ja otsmikusagara funktsioonid tegelikult on näidatud olevat looduses viibides nii-öelda kõige paremini lõõgastuvat. Nii et võiks arvata, et kui me kõik natuke rohkem kasvataks asju, aga see on jälle see küsimus, et võib-olla me kõiki ei mahu kasvatama, eks ju. Aga ta on igal juhul väga mitmes mõttes kasulik ja füüsilise liikumise mõttes kindlasti ka. Ma mõtlen just, et see tõeliselt mulda väärt mõte me räägime. Et tõesti, et mullas on bakter, mis on tõestatult aitab depressiooni vähendada või depressiooni ravida. Oleks pidanud selle nime välja otsima, aga praegu... me otsime pärast selle välja. Paneme selle juurde, paneme selle viite artiklile ka juurde, kes tahab lugeda originaali. Rabav mõte, et tegeledes ka Kopli 93 kogukonna aiandusega, et seal on mingisugune sõltuvus tekitavad faktor ikkagi, mis inimesi kuidagi sinna kogukonna aeda toob, et see platsike või see väike kastike, kus sa seda taime kasvatad, vahet pole isegi, mis taim see on. Kas sa saad seda süüa, kas sa saad seda vaadata, ükskõik, et mingi siuke sõltuvus tekitav faktor seal on ja inimesed lihtsalt tõmbuvad sinna tagasi sellega tegelema. Mida väga palju ei teata on see, et kas need olid Saksa sõjavangid või mis sõjavangid need olid, ühesõnaga pärast teist maailmasõda või et kui sõjavangidele võimaldati taimi külvata või seemneid, et siis nende heaolu ja olemine, et kuigi neil võisid olla väga rasked tingimused, siis see, kuidas see neid mõjutas, see oli ikkagi tohutu. Vaimse tervise sellistes keskustes hästi palju kasutatakse aiapidamist teraapia vormina. Taimed üldiselt eriti anna sulle hinnanguid ja ei ütle asju, ei ütle halvasti ja selle ja taimede puhul on ka muidugi see, et sa saad, mis sa sisse paned, eks ju. Ja see võib minna valesti. Et on seal on nagu hästi palju selliseid suuri ideid, mis seal väljenduvad. Et võib-olla, kes tahab edasi lugeda, eks
terve peatükk raamatus Paradiisi kaotades Lucy Jonesi oma käsitleb siis aiapidamise ja vaimse tervise suhteid ja hästi mitmete nurkade alt, nüüd mul ei tule need kõik isegi meelde, aga seal on jah hästi palju seda, mis ühesõnaga, ja võiks mõelda ka nii, et kui inimene tegeleb aiapidamisega, siis ta samal ajal ei tarbi, ei tee muid lollusi ja nii edasi, teeb endale ja maailmale head, kasvatab endale toitu, et mida rohkem inimesed seda teeksid, seda ma arvan, ilusam maailm oleks. Ja loomulikult see on ka minu isiklik järeldus, mis ma olen saavutanud, mis ma olen kogenud ja väga huvitav on saada ka sellist faktilist tausta sellele, et mis asi mind sinna loodusesse, roheluse keskele, sinna mulla sisse nagu tõmbab ja meelitab. Aga kõigi puhul see kuidagi ei ole nii, et ma näen ikkagi, et kui on niisugune keskmine linnainimene, et siis me suhtume sellesse loodusesse rohkem nagu niisugused tarbijad. Et me läheme metsa jalutama, me vaatame loodusest pilte, me õpime looduse kohta kuskil kinnises klassiruumis, et me näeme ennast justkui millegina, mis on loodusest eraldiseisev, et see on lihtsalt üks objekt või asi maailmas, mida me siis ka saame tarbida. Mina näen seda natuke teistmoodi, et tegelikult sa saad täiesti tunda, et sa oled osa sellest aiast, sa oled osa sellest metsast, sellest loodusest, et me oleme üks molekul selles metsas, üks loomaliik on ja kes siin liigub. Aga mis on juhtunud, et miks paljudel inimestel ei ole kuidagi seda seost, et nad on looduse osa, et miks on nii, et lähme metsa ja vastikud putukad ja jumala eest, et jube, et mis asi see siin on, et mul sellist asja küll vaja ei ole seda rohelust. See läheb jube ruttu üle. Et tegelikult ütlevad ju ka need, see on nüüd selline kogemuspõhine info, aga et need, kes, et oletame, et sa koolitad õpetajaid ja oled siis see loodusainete didaktik ja siis lapsed, õpetajakoolituse tudengid ehk õpetajad peavad minema praksi, et kui neil nagu võib-olla alguses on soov panna skafander selga, siis võib-olla esimesed päeva lõpuks teise alguseks see soov kaob ära, et tegelikult see läheb üle. See ei ole, ma arvan, et neid inimesi, kellel ei lähe üle see looduse hirm, et ma ei teagi, kas neid üldse on, et loodus on olnud meie ümber ja meie elukeskkond väga palju rohkem aega, kui meie elukeskkond on olnud linn, et evolutsiooniliselt on see nagu see, mis on tavaline. Et minu samamoodi, et ma lihtsalt korjan ära need puugid enda pealt pärast, et see vahet ei ole, nad ei jõua inni rutta siis, et mis vahet seal on, kas ta ronib su peal või ei roni, et kui sa saate pärast kätte, eks ju, et see ei ole ju probleem. Selles mõttes, et et häda on siis, kui sa ei saa teda kätte ja ta juhtub olema nakkusekandja ja sa ei ole, ja see on juhtumisi see, mida sa ei saa, aga jah. Ja puugid on tõeliselt hästi-hästi hea teema, see on üks, just et kui tuleb keegi tee peale, et mina olen selline linnainimene ja ma ei tea, et veits vaatad nagu käid ringis ja loodusega, et ja ta aitab, et siin betoondžunglis on kuidagi palju turvalisem ja puugid on see üks asi, vaata, et kui sa ütled, et loodus on turvaline, siis kõik ütlevad, ei, aga puugid, aga inimestel ei ole lihtsalt ju seda kogemust, et kuidas need puugid nagu loomana käituvad, et minul on sama, et ma püherdan seal heina sees, aga ma leian kõik puugid üles alati, ma täpselt tean, kuhu nad lähevad, mis nad teevad, kuidas nad liiguvad, et väga turvaline on olla nii, et ma tean täpselt, kuidas nende liikidega arvestada. Absoluutselt, ja isegi kui juhtub haigestumine, siis tegelikult, kui sa märkad ja sekkud, siis see ei ole ka lõpuks maailma lõpp, eks ju. Selles mõttes on õige küll, et see on hästi ohtlik trend, et on ju maailmas osi enamus Euroopas, kus loodust enam ei ole ja kus, mitte ainult Euroopas, eks ju, et kus inimese igapäevases elukeskkonnas looduse kogemise võimalust ei ole ja väga raske on tunda seda, mida sa pole näinud, väga raske on armastada seda, mida sa ei tunne ja hoida, et loodus kaitseb iseennast inimeste eest selles mõttes, et kui sa teda juba koged, siis sa hakkad ka hoolima rohkem, aga siin on nagu kaks asja minu jaoks. Nagu sa alustasid sellest, et me näeme loodusteenuse pakkujana, paku meile iluteenust, nagu kino on ja tee meiega asju, tee meid korda, et ma arvan, et selles mõtteviisis on olemuslik viga sees, et see mõtteviis on ikkagi selline looduse instrumendina nägemine, instrumentaliseerimine ja sellest samm edasi mõtteviis oleks looduse austamine, kuna ta on ilus või ta on huvitav või ta on teaduslikult põnev, mis on ikkagi instrumentaliseerimine, sest me paneme looduse oma nende kuidas öelda, oma selliste kategooriate sisse, et kui ta ei ole ilus, siis me ei hoia või. Kui ta ei ole huvitav, siis me ei hoia või. Et ta peab olema nagu minu mõtteviisi mõttes ilus või. Aga kui see selgrootu pole nagu sinu arust ilus, siis teda võib tappa või. Et ka see on nagu, võiks öelda, maha jäänud mõtteviis looduse väärtustamisele nagu kõige mõistlikum lähenemine looduses suhtumine oleks see, kuidas me suhtume teise inimesse. Sul on õigus olla olemas ka siis, kui see mulle kasulik ei ole. Et kõikidel inimestel
isegi naistel on õigus olla olemas, mitte sellepärast, näiteks, et naised on hästi kasulikud, vaid sellepärast, et mis mõttes, mis küsimus see üldse on. Ja looduse puhul peaks olema sama suhe, et loodusel on õigus oma asja ajada, sest ta on olemas, sest ta on elus, eks ju, et tal on iseväärtus ja sul ei ole mingit õigust võtta teise elu ja kui sa pead seda võtma, siis on paslik võtta nii vähe kui võimalik ja vabandada, on ju. Et loomulikult meil on vaja kõikidel kultuuridel alati me põhineme nii suuresti looduse ressursside tarbimisel. Küsimus on see, et kas me vihaga ja sihiteadlikult seda suvaliselt hävitame või täiesti hoolimatult hävitame või me üritame seda nii hoidlikult sellega ringi käia kui võimalik. Et siin on väga suur mõtteviisi erinevus ja iga kord, kui me seda hävitame, et siis me saame tegelikult aru, et me seda teeme. Ja me saame aru, et tegelikult loodusel endal oli teine plaan oma eluga. Ja just. Ja, et küsimus ongi, et kuidas, minu küsimus psühholoogina on see, et kuidas seda mõtteviisi tegelikult toetada, et miks see osadel inimestel on ja enamikel ei ole ja ma arvan, et seda peaks uurima. Ja. Seda pole uuritud. Ja kõigile kuulajatele, kellele pakub huvi, et mis huvitavad looduslikud helid meil siin taustas on, et siis meil on stuudios ka delfiin, see on delfiini vile. Stuudios on üks väike laps, kes tahab ka hirmsasti vahepeal sõna sekka öelda, sest et see teema tegelikult kütab kirgi meil kõigil. Me oleme sellest juba aru saanud, et siis te teate, et meil on täna stuudios siuke väga põnevust pakkuv element. Ja, 4,5-kuune. Igatahes minnes just edasi, nagu sa juba mainisid, ka siukest ekspluateerimise punkti, et kui ma räägin kellegiga sellest, et me oleme siukses ummikus ja vaata, mis me kõik loodusele teeme ja et muudkui ka tarbime, üle ekspluateerime neid ressursse nii, et vaata, et ei jätku tulevastele põlvedele, ei jätku ka neil inimestel, kes juba praegu meil siin planeedil elavad. Et öeldaksegi nii, et et aga see on ju iga liigi saatus, et palju need nii kaua, kuni ressursse jagub ja siis sured välja, et mis me siin ikka midagi teha saame ja meie loomuses ongi selline, et ahnitseda ja üldse, et ega me peame ju õnnelikuks saama, et me peamegi ju tarbima seda, et lääne ühiskond on meile näidanud, et lõpuks saabub õnn ja edu ja kõik armastus sinu õuele, kui me ennast niimoodi täis puhitame ja kõiki asju muudkui aga osta ja tarbida saame. Et mis on sinu seisukoht? Juba Epikuurus ütles, et see on üks jama. Et ma ei tea, kui paljud inimesed tunnevad, et hästi täis söönud kõht, et siis on sul hästi hea olla täis söönud või täis joonud. Et kas siis on hästi hea olla, et tegelikult hea on olla siis, kui sul on ikkagi, kui sa oled mingid asju suutnud õigel ajal piiri panna peale. Et aga teine asi on see, et mis asi on elus. Kes on elus, kuidas sina elu defineeriksid, meil on aega kuulajatelt küsida, kuidas nad elu defineerivad. Hästi palju ebatäielikke definitsioone on, aga põhimõtteliselt elus organism on see, kes suudab ennetada tulevast keskkonnamuutust. Mitte see, kes olevat keskkonnamuutust suudab ennetada, vaid tulevast. Ehk siis näiteks, kui sa talv tuleb, kogud endale mingid pähkleid kuhugi koopasse või et oled puu, talv päev läheb lühemaks, viin vee välja kudedest, muidu lähen lõhki, eks ju. Et ta ennetab seda, mis tuleb ja kas inimkond on elus või mitte selle definitsiooni järgi, et kipub sinna poole, et inimkond ei ole elus, sest ta ei suuda ennetada tulevast keskkonnamuutust. Et see mõte, et sureme siis välja, on ikkagi väga rumal mõte, et tegelikult mitte keegi ei taha, võime välja surra, aga see, mis sellele eelneb, on hästi kole ja oleks üsna rumal teha nägu, et me tegelikult tahame seda. Et kas me tahame elada mingisugused perioodid ilma turvalisuse, arstiabi, toidu ja kõige muu sellised toimiva kanalisatsioonita, et tõstke käed, kes arvavad, et see oleks just tore. Teine asi on see õnnelikkuse või see ahnitsemise teema, et ei ole võimalik öelda, et psüühika on ühesugune. Psüühika on selle kujuline, millises keskkonnas ta on ja nii on lihtsalt. Et enda ümber vaadates te näete inimesi, kes ei taha ahnitseda, kes võiksid teha roppu raha, aga ei tee, nad teevad hoopis midagi muud, kunsti, teadust, aitavad teisi, on vabatahtlikud, ehkki nad võiksid olla sama vaimse võimekusega ressurssidega, võiksid nad elada väga rikast elu. Küsimus on, et kas need inimesed siis ei ole olemas, kuna kõik pidid ju ahned olema. Et ei, et meil on individuaalne varieeruvus. Ja see tuleb millestki ja uuringud näitavad aina enam, et inimestel üks asi, mis inimestes tõesti varieerub ja inimesed kuuluvad justkui kahte gruppi, mis on hästi imelik, et psühholoogiliselt tavaliselt sellised dihhotoomiad ei ole eriti. Aga on üks asi, millest dihhotoomia tekib
ja see on see, et kas nende elupüüdlused või see life aspirations, elupüüdlused või eesmärgid elus on pigem hedoonilised või pigem eudaimoonilised. Ja küsimus ei ole selles, et kas mul on ainult ühte tüüpi või ainult teist tüüpi väärtused. Küsimus on selles, et kummad natukene domineerivad, et inimestel alati, reeglina kõigil inimestel on mõlemat tüüpi püüdlusi. Eudaimoonilised püüdlused tähendavad siis seda, et ma tahan nagu targemaks saada või areneda inimesena või siis sinna alla kuulub see, et ma olen suunatud suhetele, et ma tahan häid suhteid, peresuhteid, sõbrasuhteid, kogukonda, ma olen pigem see, kes ütleb, teeme nagu mingi pannkoogi ürituse, selmet, et mis asja, ma teen tööd, et mul ei ole aega sõpradega kokku saada, ma teen tööd kogu aeg ja siis ma olen väsinud, et mul ei ole aega. Ja kolmas siis eudaimooniline väärtus on siis selline soov muuta maailma paremaks lihtsustatult või panustada ühiskonda ja või oma kogukonda või ühesõnaga. Et hea näide võib-olla see, et kui mõelda kas või see, et suhetele suunatus, et markerid, et mis seda mõõdavad, et kas ma lähen kell 2 töölt ära, et olla pigem oma lapsega, või ma töötan õhtul kella 7-8 ja siis lapse nimi ei ole ka meeles, et see on nagu näide sellest, et loomulikult võib olla olukordi, kus sul ei ole võimalik teistmoodi elada, aga just, et kas see on nagu see, et kui sul on võimalik teistmoodi elada ja sa nagu lihtsalt selle nii-öelda rikkuse pärast teed seda, siis on näide sellisest hedoonilisest väärtuste plokist ja siis need hedoonilised väärtused ongi siis ühelt poolt nagu selline aina suurem finantsiline heaolu ehk nagu ühelt rikkus, et need on siis need, keda sa nimetad, et tahavad ahned või on ahned, tahavad raha, tahavad finantsilist jõukust. Teine on siis välimus, et kui sa näiteks mõtled, et kumb on olulisem, kas, ma ei tea, panustada, minna, ma ei tea, sõpradega välja või minna ilusalongi või et tõmmata kurtse kõrva taha või teha midagi muud, või et me kõik teame, et me teeme iga päev valikuid, et kas pigem need asjad või pigem need asjad ja loomulikult on iga inimese elus nii üht kui teist, lihtsalt väärtusena ühed kipuvad domineerima, me näeme, et ühed inimesed teevad igapäevaselt rohkem ühtesid valikuid ja teised teisi, et kõik võime ilusalongis käia, aga kui intensiivselt, Ja siis see kolmas hedooniline väärtus on siis võim või selline, ühesõnaga, et see tunnetatud võim teiste üle. Ja uuringud siis näitavad seda, et miks see on oluline, on see, et küsimus on, kust need tulevad, et uuringud, mida on küll natuke vähem, näitavad siis seda, et mida enam on siis inimene arenenud või kasvanud sellises ühelt poolt külmas ja teiselt poolt hästi võrdlevas, võistlevas keskkonnas. Selline, kuidas öelda, ma ei taha öelda eliitkooli maailm, aga ma ei pea silmas mingit konkreetset eliitkoolid, aga põhimõte nagu selline, et sa pead kogu aeg olema parim, kogu aeg ilusaim, igas mõttes kogu aeg võrreldakse, kogu aeg pannakse hindeid, et niipea kui sa ei ole täiuslik, siis sa oled ukse taga kohe, pannakse hindeid, pannakse laike. Just nimelt, pannakse laike, aga et samal ajal selline külm ja mitte hooliv, et kui need kombinatsioonid on, ja pigem on näidatud ikkagi seda rohkem mitte nii-öelda kooli mõttes, vaid pere mõttes, aga pere valib ka tegelikult see, et millisesse kooli me oma lapsi paneme, eks ju. Et ütleme, selline taust ikkagi pigem suunab inimesi hiljem ka saama oma rahulolu ikkagi sellest välisest, sellest, mida saab teistega võrrelda, et kui me mõtleme selle teise väärtus, aspiration bloki peale või mis on see suhted, eneseareng ja maailmaparandus, siis seal ei ole nagu nii palju võrdlemist tegelikult, et kui sa õpid oma ette kitarri või joonistamist või võõrkeelt, et sa nagu ei võrdle kogu aeg, aga kui sul on oluline saada suurem auto või uhkem kodu või et siis see on alati, sa oled kontrollitud selle teiste taseme poolt, sa pead kogu olema suurem ja parem ja uhkem, ja sellest siis tuleneb üks suur järeldus, mida on nüüd kontrollitud hästi palju ja just ilmus üks suur metaanalüüs, mis võttis väga-väga paljud uuringud kokku ja ütlevad ilusasti, juhatavad selles suunas, et tõesti, kui meil on need hedoonilised väärtused, siis meie õnnelikkus, heaolu, õnnelikkus ja on madalam alati ja igas olukorras ja sellist ärevus ja depressiooni nagu sellised näitajad on kõrgemad. Et ehk siis tahtes olla nii-öelda hedoonilises mõttes hästi õnnelik, nagu see, et me saame õnnelikuks, meil on palju raha ja rikkust ja staffi ja välimust ja kõike, et siis tegelikult see on vaevanägemine iga päev selle nimel, et olla veelgi õnnetum. Issand, see jutt läks just kohe nii isiklikuks. Et kui sa tahad, aga kui sa mõtled nagu selle peale korraks, vaatad kõik need aktivistid ja keskkonnaaktivistid, et kes aeg-ajalt põlevad läbi ja tunnevad lootusetuse tunnet, et tegelikult neid võiks lohutada see, et mis iganes on, mis iganes madalseis on, tegelikult päeva lõpuks elad sina ikkagi õnnelikumat elu kui need teised. Ma just mõtlen, et ma olen siin pead murdnud
kogu oma, mitte nüüd nii tohutult pika eluga, ikkagi juba oma elu jooksul, et ma mäletan ikka see viis, kuidas või see kultuur, mille keskel mina üles kasvasin, oli tohutult selline, ma ütlengi, materiaalne. Mul on omad sellised naljasõnad ka kogu selle kultuuri kohta, mida ma siin ütlema ei hakka, kõik mu sõbrad teavad, saavad kaasa naerda, teavad, millest ma räägin. Aga sisetunne alati ütles, et see pole kuidagi õige tee, et mind kasvatati natukene teistmoodi ja ma näen, et olles ise olnud sellises väga materiaalses maailmavaates ümbritsetud selliste inimestega, et tegelikult see viis depressioonini, see viis ärevuseni ja tegelikult olles sealt välja tulnud ja avastanud hoopis mingi muu kultuuriruumi, mis allub palju rohkem minu niisugusele sisetundele, kus on natuke sügavad väärtused, et minu elu mõte ei ole osta endale mingit uut ägedat vinget sportautot, vaid hoopis mingisugune muu väärtus, teha oma permakultuuri aeda ja tugevdada, panustada oma kogukonda. Ma näen, et see kuidagi väga-väga sügavalt sisimas teeb palju õnnelikumaks. Ja teebki ja seda näitavad kõik uuringud ja mis on nagu huvitav, et miks meil on vaja selleks uuringut, sest inimene ise ei saa teha oma elus iseendaga katse- ja kontrollgruppi ja võrrelda, sest me ei saa elada kahte elu, muidugi saame elu muuta, et üks võib tulla nii-öelda ühest maailmast ja minna teise või ühest väärtus, nii-öelda mingil põhjusel muuta oma väärtusi, me näeme, et inimesed seda ka teevad, aga tegelikult oleks ju kasulik, kui me kõik elaksime viisil, et me saaksime kohe selle väärtuspaketi, mis on kohe seotud hea vaimse tervisega. Ja mis on nagu huvitav selles teemas, et kui sa mõtled nende kahe nii-öelda väärtus- või püüdluspaketi peale, siis kui mõelda, et maailm hakkab väga kõvasti muutuma, mingid süsteemid hakkavad kollapseeruma, et kumb sulle tegelikult annab pikaajalise edu, kas see, et sul on haridus, kui sul on teadmised, ükskõik mis teadmised, sul reaalalade teadmisi läheb vaja, sest sa pead ühel hetkel hakkama jälle ratast leiutama, veel enam võib vaja minna oskust, kui enam ei ole lõbustusasutusi, rääkida lugusid, mängida teatrit, laulda, lohutada, mängida pilli, et ma arvan, et võib-olla kaunid kunstid on need, mida ja need, kes oskavad neid teistele edasi anda, võivad muutuda, et sageli öeldakse, et kunstiinimesed, seda pole tegelikult vaja kellelegi ja õpid siin enda jaoks, aga mõelge, kui elekter ära läheb, mis me siis teeme, siis me peame ise tantsida ja laulma oskama. Ja kui mõelda, et seesama sinu näide, et millele vanemad annavad nagu hoogu, kes sellele, et sul oleks see materiaalne asi, mida koi rikub ja koi ja rooste rikuvad, või teadmised, suhted, sõbrad, kui kõik kollapseerub, ainult see, kui kena inimene sa oled, hoiab sind elus, kui palju sul sõpru on, kui head suhted sul perekonnaga on, kui palju abikäsi, kas sa suudad kogukonda ehitada ja pluss see maailmaparandus, et mida paremaks sa oled selle maailma parandanud, seda väiksem see kollaps tõenäoliselt on, eks ju. Et kui mõelda, et igas mõttes on meil vaja rohkem teadmisi ja suhteid ja uuringud näitavad ka seda, on siis vaadatud, et kui võrreldakse neid ühe ja teise väärtuspaketiga inimesi, et loomulikult siis nende eudaimooniliste väärtustega inimestel on väiksem ökoloogiline jalajälg alati. Aga mõtle, et kui terve planeet oleks selline, et ma saan aru, et see kõlab hästi nagu utoopiliselt, aga et ma tahan öelda seda, et need, millised meie väärtused on, ei ole seotud kuidagi, need ei ole meile nagu kaasa sündinud, vaid need on meile kaasa kasvatatud. Ja et me saame kasvatada tõesti oma lapsed rohkem õnnetuks, depressiivseks ja ärevaks, aga miks? Miks me peaks? No tõesti, ma arvan, et lõpuks on hästi vajalik, et tegelikult, et me vähemalt loome kõigile meile vabaduse valida siis need väärtused, mida me otsustame, et kui on, sa ei saa oma vanemaid valida, et nemad kasvasid üles teistsuguses maailmas, vahel sa ei saa valida oma klassikaaslasi, sa ei saa valida võib-olla teinekord oma kolleegegi, et seda väärtuste ruumi, aga see ongi ka selle saate mõte just, et öelda kõigile neile, et tegelikult on olemas teistsugusemad, sügavamad väärtused, mis tegelikult teie õnne, teie püsivas heaolusse ja tegelikult ka teie sellisesse vastupidavusse sellises kriiside maailmas, mis ei ole ainult kliimakriis, ainult ökoloogiline kriis, vaid kõik pandeemiad, sõjad, kõik muud asjad, see, et sul on see vaimne paindlikkus tegelikult kohastuda ja ongi see, et kui sa enam päriselt, mul on inimesi, kellel, ma arvan, juhtuks väga suur tragöödia elus, kui autodega enam sõita ei saaks. Autod on mingil põhjusel meie ühiskonnas kuidagi väga-väga suur, oluline teema, et see võib mõjutada või mõjuda justkui neile inimestele nagu laastavalt, et mu elust võetakse kõik ära, nagu kõik võetakse ära, kui enam autodega lõbutseda ei saaks. Et see ka tundub nii üheülbaline kuidagi, et me paneme kõik oma õnnelootused nagu ainult väga vähestesse korvidesse, et see võikski olla, et see, et ei ole, et autod on nüüd hullud halvad, et mitte keegi ei tohi neid nautida ega midagi, vaid et võiks olla vaata teisi variante veel, mis on kuidagi püsivamad. Et näiteks, et kui muuseas meil kõigil on ka
mingi aiandus või looduses matkamine, mingisugune teema, mis meid õnnelikuks teeb, et see nagu justkui on alati võtta ju. Absoluutselt ja noh, et ongi, et mis on nagu minu hobi ja mina 2016 tegin viimase nagu lõpureisi, et ma läksin süsiniku heitme pärast lihtsalt nagu seda, kas saab elada nii, et ma ei reisi, mul väga meeldis loomulikult meil kõigil meeldib teised kultuurid ja mulle meeldis avastada Ladina-Ameerikat, aga ainult 2 korda ma seal siis nagu käisingi, et enne kui ma sain aru, et ma tegelikult ei taha seni reisida, kuni see enam ei jätta suurt süsiniku jalajälge, võib-olla see ei tule enam kunagi minu eluea jooksul või ei tulegi enam, aga et jah, ma reisin siis kui töö pärast või mingi selline vajadus on, aga siis ma ka alati üritan teistmoodi läbi saada. Ja siis ma olen mõelnud, et mis on see, mida sa saad oma hingele muidu pakkuda, et tegelikult on seda nii palju, et minu jaoks ongi see hobi on see, et määrata taime, et sa võid istuda ühel kraavipervel mingi pisikese lapi juures ja sa võid olla tunde lihtsalt õnnelik ja sa ei saa kunagi sellest lõpuni aru, sest sa seal, et see on ammendamatu. See on reis kraavipervel. Just nimelt. Ja see on reis mitte nagu kaugele, vaid see on reis sügavuti. Ja loomulikult ei suudaks ma aru saada nagu karvavõrdki oma elu jooksul sellest või tervikust, et okei, ma suudan võib-olla taimi määrata, eks ju. Ja võib-olla ma suudan natuke putukaid määrata ja neist aru saada ja võib-olla ma tunnen linnud lõpuks ära, aga seal on nii palju seda, mis on nähtamatu, eks ju, silmale. Ja siis ongi, mis ma mõtled, vaata, kui sa tood need autoinimesi näiteks, et tegelikult on nagu kurb või kui sa näiteks mõtled inimesi, kes defineerivad end läbi välimuse. Mina kahtlustan, et vähemalt osa neist, kui mitte enamik, on saanud teatud vanuses pidevalt seda tagasisidet, et füüsikut sinust küll ei ole. Bioloogi sinust küll ei ole, seda 2/3 sinust küll ei ole, et nad on saanud kogu aeg tagasisidet, et ära teegi, ära midagi muud teegi, on ju, et see on nagu ainuke umbes. Ja, et sa oled täiesti mõttetu akadeemilistes valdkondades, ehk siis seda, et luua seda kompetentsuse tunnet õpilasele läbi teatud tüüpi kujundatud õpikeskkonna, kus ei toimu mitte kiiruse peale pseudosooritamine, vaid sügav õpilaste nii-öelda mõtlemise arendamine, mis käib, mille puhul tuleks enam-vähem väga palju asju, mis täna hariduses on ikkagi sealt nagu ära kakkuda pealt, on ja et saaks toimuda sügav teadmiste omandamine, need inimesed leiaksid üles kohtudes kõikide valdkondadega, mida näiteks haridus või maailm saab neile pakkuda, leiaksid üles, mis on see asi, mis on nende asi ja samas saades hakkama ka kõigi teiste asjadega, mis ei ole otseselt nende nii-öelda hingeasi. Ja võt siis nad leiaksid üles sageli ka selle viisi, kuidas nii-öelda pakkuda iseenda hingele seda põnevat asja, ilma et see oleks nagu see tarbimise väljund, on ja. Et nad ei ole leidnud iseennast üles maailma põnevuses, on ja maailma põnevuse suhtes. Ja see võib olla nii see põnevus, ehk siis see teaduspool, see võib olla kunst, see võib olla mingi sotsiaalne valdkond, on ja mingisuguse nii-öelda sotsiaalvaldkonna teema uurimine, mis iganes see on, see võib olla mingisuguse asja ehitamine, eks ju. Variante on hästi palju ja ma mõtlen, et neil ei ole seda. Ja ainuke, mida me saame, vaata, kui sulle justkui öeldakse iga päev vaikimisi, et sa oled, püüa vähem mõelda ja ole pigem vait, sa oled ju naine ja nii edasi. Et üks asi, mida saab see noor, kust see noor saab seda kompetentsust saada, on näiteks siis iseenda kaunistamine. Iseennast sa saad alati teha ilusamaks, on ja tegeleda ainult sellega, et sa pole mitte miski muu kui sinu välimus ja fassaad. Ma mõtlengi, et tegelikult väga hea alati välja näha on tegelikult ka tohutu investeering, et tegelikult sa lõpuks harid ennast ka valdkonnas eksperdiks, aga nüüd ongi see, et meil on tohutu kapitalistlik nii-öelda turunduskampaania, mis meid kogu aeg ümbritseb, mis meid selle poole tõmbab, et tegelikult on reaalselt see, et nii-öelda tavalise kodanikuna sul on lihtne saada eksperdiks iluteemadel, sest see info ümbritseb sind lihtsalt igal poolt. Loomulikult on seda lihtsam õppida või ära õppida või tunda nagu ennast selles valdkonnas lootusrikkalt, sellepärast et seda infot on nii palju, see on tehtud nagu kõikvõimalikke võtteid kasutades, visualiseerides, õpetades niivõrd lihtsasti omastatavaks, et ka kõik väga paljud teised teemad tunduvad nagu väga palju rohkem ambitsioonikamad, kuigi need tegelikult ei pruugi olla, lihtsalt. Ja tegelikult on ka teada, et inimese õppimisvõime ei erine, et kõik asjad on õpitavad, on ju, et õppimise hea tulemus sõltub sellest, kas inimene kasutab õigeid õpistrateegiaid ja kas ta pingutab neid kasutades mõistlikus, piisaval määral, on ju, et pingutus on see, mis loob, et ei ole olemas füüsika inimesi või matemaatika inimesi või keemia inimesi, on olemas lihtsalt inimesed ja kõik võiksid õppida ära mis iganes asja, on ju. Ja loomulikult kõik, kui ma selle lause ütlen, kõik hakkavad rääkima millegipärast balletist, ma ei tea miks. Siin arvast kõik maailma inimesed ei pea saama baleriinideks, on ju, et jah, et okei, sul võib olla mingi asi
mitte, et baleriiniks saamine mingi tervislik asi oleks tingimata, aga et noh, et jah, et sul võib olla tõesti mingeid asju, mida peab väga vara alustama ja nii edasi, aga see ei puutu asjasse. Point on selles, et on tuhandeid valdkondi, kus sa võiksid oma aju rakendada, on ju. Aga et lihtsalt, et lapsed ei ole süüdi, noored ei ole süüdi selles, et neilt on ära võetud julgus olla mingis muus valdkonnas või usk iseendasse olla mingis muus valdkonnas pädev ja see on hästi kurb, et nad, et nemad ei ole ise süüdi, et nad on hakanud ennast läbi autode või välimuse või ma ei tea, mille defineerima, sest muud asjad on kuidagi, ei ole nagu tehtud nende jaoks nagu kättesaadavaks enese defineerimise võimaluseks. Aga mis siis juhtuks või mis muutuks näiteks, kui me suunaks kõik inimesed, eelkõige ka lapsed, need arenevad organismid, niimoodi, et neil oleks ka kõigil võimalus näpud mulda pista ja saada osaks loodusest. Mis muutuse see kaasa tooks? Tahaks teada küll, seda võiks proovida, et näiteks uuringud on näidanud seda, et kui on lapsed kasvanud rohkem siis looduslikus keskkonnas, siis see puhverdab nende, ühesõnaga, nad on paremini kaitstud sellise teismea nagu, ütleme, meeleoluprobleemide vastu. Et see on nagu, seda on nagu ilusasti näidatud. Samuti on näidatud, et nende mikrobioome uuriti näiteks Ameerikas neid erinevaid nii amisheid kui siis neid ühte teist, kas mormoone või. Ühtedel neist on väiksed kodused nagu maatüüpi laudad või niisugused, ja teised on läinud suurfarminduse teed. Ja need, kellel on siis need maalaudad, vanakooli laudad, et nende mikrobioome tervis on tunduvalt parem, on ju, kui nendel, kes siis kasvasid, mõlemad kasvasid nii-öelda sellises agraar nagu ühiskonnas, eks ju, mitte linnas, aga et need, kes päriselt said olla laudas, tallis, nende tervis on parem. Et jah, et mul on tunne, et loomad üldse on ju hästi suur tervisetegur, hobused, on ju, lambad, aga et vaimse tervise mõttes, kui me räägime täidesaatvatest funktsioonidest, siis need katsetused metsalasteaedadega ütlevad, et see laste eneseregulatsiooni võime on parem, samas näitavad uuringud ka seda, et kui lapsed kolivad linnalikumast keskkonnast looduslikumasse, siis need nii-öelda tähelepanu ja sellised keskendumisega seotud probleemid taanduvad, et mis ei tähenda, et nad lähevad 100% ära, aga need sümptomid lähevad väiksemaks, et mida looduslikumas keskkonnas inimene elab ja need probleemid on sageli üks põhitakistus õppimisel, eks ju. Et eks siis seal on nagu lõputud või nagu loendamatult selliseid häid elemente, eks ju. Et aga tõsi on jah see, et ma arvan, et siin on nagu hästi oluline hakata sellega vara peale, et et hiljem on muidu, see õpiprotsess on nagu raskem, et väga paljud vanemad ilmselt hirmuvad, nad ei ole ise loodusega kontaktis ja võib-olla hirmuvad ära, et kui laps kohe ei taha seal looduses olla. Mul oma lapsega ei ole ühtegi põhimõtet peale ühe ja see on see, et kogu aeg peab metsas käima. Et ma olen 2,5 kuu vanuselt saanud nagu, ütleme metsikus looduses, ma pean silmas nagu käia, mitte päris iga päev, kui ma linnas olen, aga ma katsun olla hästi palju maal, et siis nagu iga päev olla kogu aeg võsas, et see on minu ainuke põhimõte. Oleks siis tegelikult linn ka natuke rohelisem, oleks vast kõigil natukene kergem seda looduslikku kontakti pakkuda. Ja linnas võiks olla ka seda ikkagi seda, ütleme, kureerimata ikkagi päris elurikkust, et ma räägin ikkagi siin sellisest, ikkagi lamapuidust. Võsa, lamapuit, lombid, veesilmad, põõsarinde taimed, niidutaimed, et kui igal haljasalal, kui oleks siuke reeglistik, on ju, et sa oled linnavalitsuse ametnik ja sul on kõik rohealad ja sul peaks olema nagu need boksid, on ju, mida sa tikid, on ju. Et kõikide nende, et sul oleks kõik need elemendid olemas, et sul, jah, et mõtlegi tore, kui oleks selline reeglistik. Ja, eks see on ka siuke kultuuriline perspektiiv, et paljud ütleks, et kole on ja et mingi porilamp siin mingi asja. Ja mõtle, kuidas, ja tegelikult inimese iluideaalid ju muutuvad, on ju, et niipea kui sa näed seal elurikkust, sa näed, et see lomp... seda tundma. Ja see lomp on seal selleks, et kimalased juua saaks, on ju, palaval põuasel päeval või siilid, on ju, et võsa on seal selleks, et seal oleks võib-olla põõsarinde taimi või põõsarinde linde, eks ju, et see pole võsa, vaid need on põõsad näiteks, on ju, või et sa saad aru, et selles lamapuidus on tohutu elu, keda saab ka võib-olla natukene uurida, eks ju, et seal on samblikke ja et kusagil puuhunniku all saavad liblikat talvituda ja nii edasi. Et siis tegelikult, kui sa nagu näed seda, sa saad seda näha ainult siis, kui sa tead, sest me ei näe ju seda, mida me
näeme. mis aga tundma õppida, kui me ei näe, on ju. Et me näeme seda, mida me teame, on ju. Ja tegelikult, kui sa tead, siis sa saad näha selles ka ilu. Et sa saad elurikkuses alati näha ilu. Ja inimesed on rääkinud seda, kuidas nende nägemine on muutunud, kui nad on hakanud teadma. Ja ei, omast kogemusest muidugi ka, et näiteks ehitan maja, siis nüüd olles kogenud maja ehitamist, siis käid erinevates majades ja hoopis teise pilguga vaatad, märkad neid erinevaid detaile, et täitsa lähed iga kord nagu rännakule igasse majja, et looduses on täpselt samamoodi, et õpid kõike seda rikkust, seda möllu seal märkama ja sa võid tundideks ennast täiesti ära unustada sinna keskele. Ja ongi, et kui sa tunned taimi, siis et see taimepimedus on ja tunned taimi, kui palju, et sul ei ole enam rohemassiiv, rohemass, vaid seal on nagu erinevad, et sa saad kogu aeg vaadata, seal on kogu aeg nagu pisikesed sellised nagu, ma ei teagi, mingisugused dopamiinilaksud on ja, et sa tunned, näe, vaata, kes siin on, näe. Või siis tekib ka küsimus, miks siin ei ole? Et näiteks, miks siin ei ole paljusid liike, kes tegelikult võiks siin olla, see tume elurikkus on ju, et elurikkus, mis võiks olla, aga mida pole. See on nii põnev. Aga kuhu me jõuame, kui me siis praegusel kursil edasi läheme, kus me nii-öelda eemaldume loodusest? No vaata, mina olen selles mõttes, minu äng on nagu see, et ma tean umbes 2-3 head psühholoogiateooriat, mis ütlevad, et lootus on olemas, et tegelikult inimkond esiteks me teame, et on võimeline need keerukad asjad neid nägema õppima. Ja selle nägema õppimiseks ei piisa sellest, et meil on ainult teooriaõppe, ei piisa sellest, et me ainult läheme loodusesse, vaid on vaja neid siduda niimoodi, et meil on nagu seesama nagu sügav kontseptuaalne õppimine üles ehitatud täiesti teisiti nagu enamikes koolides täna, täiesti teisiti, on ju, väga palju asjad läks ära visata selles nii-öelda lapsele osaks saavas koolipraktikas, on ju, ja siis me saaksime tegelikult õppida mõistma väga palju sügavamalt end ümbritsevat, on ju, me teame, et selliseid inimesi on, kes seda mõistavad, eks ju, ja on ka teisi lugematu hulk kultuure inimkonna hulgas, kes seda mõistavad, on ju, nad lihtsalt ei ole need, kes teisi tapma ja oma nägemust peale suruma kipuvad, eks ju. Vaid vastupidi. et eks siis, et loodusega kooskõlas olevaid kultuure on olemas ju siin planeedil. Ehk siis, et meil on potentsiaal olla nii-öelda, nagu sa alguses tõid välja, et me ei ole elav organism isegi enam, et me justkui aktiivselt ei kohane tuleviku keskkonnaga. Vähemalt mitte meie eluviisiga inimesed, on ju. Aga meil on potentsiaali üles ärgata, ellu ärgata sõna otseses mõttes, et hakata siis ikkagi kohanema. Ja, et ma mõtlen, et kui me näiteks täna võtaksime, just tulin ühelt ürituselt, mille lõpus meil oli see, nagu kellegiga arutasime, et kui täna kõik maailma helgemad pead võtaks oma eesmärgiks õppida elama niimoodi nagu näiteks loodusrahvad, osad loodusrahvad suudavad elada oma keskkonnaga tasakaalus, mis ei tähenda seda, et me viskaksime ära kõik saavutused, mis meil on haridusest ja arstiabist alates, aga me saame väga palju seda eluviisi tegelikult kohandada ringi mõistlikumaks, visata sealt ära osa asju, mis tegelikult praegu on tekitanud olukorra, et maataluvuspiirid on 5 aspektis 9 ületatud, eks ju. Ja või me oleme ohtlikus tsoonis, et üks teadmine nagu mis minul nagu psühholoogina on see, et me saame kõik õppida, kui me korraldaksime hariduse ringi, nii et me saaksime aru, mis toimub. Ja teine teadmine tuleb sellest samast, millest me rääkisime, sest õnnelikkuse teooriast või motivatsiooniteooriast, et kui me ka selle õppekeskkonna kujundame nii, et inimestel päriselt on kogu aeg soe, kompetentne, autonoomne tunne, on ja ühesõnaga, et neil on nende psühholoogilisi baasvajadusi on kogu aeg toetatud, et siis saavad neile ka tekkida hoopis teistsugused väärtused, vähemalt suuremal osale neist. Kindlasti on nagu mingi protsent, kellega läheb nihu ja kelleni me ei jõua, aga et kuna meil on nagu need teadmised, siis on veel mõned teadmised, kõik ei jõua viidata, aga kas või see, et kuidas toetada seda, et me suudaks ennast hoida tagasi valest käitumisest, on ju, enne ei saa, kui me ei tea, mis on vale, aga et ka sellist eneseregulatsiooni toetamist on võimalik arendada. Et võtta, et kui me kõik need teadmised, mis psühholoogist on, võtaks täna kasutusele kogu inimkonnas lihtsalt niimoodi malbelt ja leebelt, on ju, sest need aitaksid kaasa mitte ainult sellele keskkonnahoiule, vaid ka heale tervisele, headele suhetule, püsivale, ma ei tea, õppimisele ja nii edasi, üks laiemalt kasulikud, eks ju. Laiemalt heaolule siis. Just igas mõttes heaolule, et siis oleks see muutus tõesti võimalik, aga et ongi, et ma ei tea, kuidas seda nagu jõustada. Aga me ei peagi kohe hakkama siin jõustama, aga ma soovikski tegelikult selle episoodi kokku võtta viimase küsimusega, milleks ongi, et mis oleks 2-3 sihukest, need Taps ka juba ütleb, et episood võiks hakata lõppema, et mis oleks 2-3 sellist mõtet, lauset,
pointi, mida nagu parema tuleviku nimel võiks siit episoodist kõlama jätta? Ma arvan, et üks võiks olla see mõte, mida ma nagu pean hästi oluliseks, on see, et mida ma juba ka ütlesin, et me mitte ei tea seda, mida me näeme, vaid me näeme seda, mida me teame. Et noh, et ära arva, et sa saad, et kui sul mingi valdkonna kohta pole teadmist, siis sa tegelikult ei märkagi seal asju. Nagu sa ise tõid näite maja ehitamise kohta, kui sul teadmisi ei ole, sa ei märka seal majas asju. Kui sul teadmisi looduse kohta ei ole, sa tegelikult ei märka ka seda, mida sa ise teed. Ja sul võib olla näiteks endast väga keskkonnateadlik selline kuvand, aga see ei tähenda, et sa tegelikult käitud õigesti. Ja siis võib-olla teiseks võiks nagu öelda seda, et tegelikult väga paljud asjad ei mõjuta teisi asju nagu otse. Et me teame täna, et kui me loome näiteks õppimiseks sellise sügavat mõtlemist võimaldava ja samal ajal tõesti konkurentsi ja võistlusvaba, ehk siis nii-öelda meisterlikkusele, mitte sooritusele suunatud keskkonna, siis tulevad sealt ka välja tugevamate, sisuliste, sügavate, pikaajaliste teadmistega inimesed, kes on psühholoogiliselt terved. Ja vaata, see on nagu kaudne mõju keskkonnale minu arust kaudselt, kui neil on, nende väärtused on eudaimoonilisemad, nende arusaam keskkonnast on parem, siis seda ju ongi vaja selleks, et seda keskkonda hoida. Et nagu kaudselt, et see ei ole otseselt keskkonnaga tegelemine, vaid see on selle psüühika kujundamisega või toetamisega tegelemine, eks ju, ja samal ajal seda psüühikat ennast väärtustades, mitte teda kuidagi siis nurka surudes, et see sõnum, et loobumine ja vähem tarbimine teeb meid õnnetuks, halloo, me oleme juba õnnetud, et me oleme juba õnnetuks saanud tänu sellele. Me proovisime selle ära, see ei toiminud. Ja seda on ju näidatud varasemates kokkukukkunud tsivilisatsioonides ka, et see ei toimi, eks ju, et on varem ka püütud jätta endast suuri jälgi keskkonda ja siis nüüd on ainult varemed kusagil džunglis. Et võib-olla need mõtted ilmselt, jah. Need on väga head mõtted. Ma hea meelega jutustaks sinuga tunde, sest juba täna ma saan aru, et issand, et siin on veel nii palju kas või fakte, mida ma ei tea ja mille kohta kuidagi on kõhutunne nagu midagi ütleb, aga tead väga konkreetselt ei tea ja oskaks isegi otsida, et nii palju mulda väärt mõtteid jällegi. Et ma jätaksingi need siis kõlama ja ma tahan sind tohutult tänada, et sa leidsid aega tulla meiega siia vestlema ja kogu seda publikut ja seltskonda harima neil teemadel. Ja ma tahakski öelda ka kuulajatele, et Kopli 93 toimus ja toimub jätkuvalt veel Muld on kuld nädal ja Kopli 93 Facebooki lehelt saab erinevat infot, saab ligi ka teistele podcasti episoodidele. Minge kindlasti vaadake järgi, kuulake, mõelge kaasa, kirjutage, et me olemegi siin koos kõik, et mullaga seonduvad teemasi paremini õppida ja selgemaks saada. Nii et aitäh kuulamast, aitäh sulle, Grete. Aitäh kutsumast. Ja järgmise korrani.